kui on eakam klient, siis ta ongi täpselt vana diivani tõlgendus, et kui sa tahad, et ta tõesti näeks väga uus ja uudne välja, siis sa alustadki karkassitoetusest. Kõige vanem patsient siin kliinikus on 80-aastane. Pigem me ju mõjutame lihaseid, aga tuimaks kindlasti. Miks sõbranna kogemus ei ole meditsiiniline tõde? Tere tulemast kuulama ja vaatama meie Melior kliiniku podcasti Beyond Beauty ja meie esimeseks külaliseks on meie armas Kristel. Tere Kristel! Tervist! Tegelikult käib ilumaailmas ringi hästi palju selliseid kuulujutte ja müüte. Näiteks kõige esimene, mis mulle meenub, on kohe öeldakse, et botox teeb näo tuimaks. Teeb siis või? Ma arvan, et ma ei saa kinnitada seda, et see teeks näo tuimaks. Ta küll muudab meie lihaste tööd, aga eesmärgiga ju pigem näole anda värskendust, tõsta. Kas botoxiga saab tõsta? Ja saab. Teatud lihased, kas või näiteks lihased, mis tõmbavad meie suunurka alla, neid lõõgastades tegelikult meie suunurk hoopiski tõuseb. Ja samamoodi on siis ka otsmiku lihaste puhul, me neid küll lõõgastame, aga ta ikkagi ka tõstab, silmaringlihas samamoodi, suurringlihase mõjutamisel ka samamoodi, huule äär kerkib, Aga sellist asja ju ei ole, et teed botoxit ja pärast nõelatorget ei tunne? Ei, nahatundlikkust ta kindlasti ära ei võta, et pigem me ju mõjutame lihaseid, aga tuimaks kindlasti mitte. Vaidlen vastu, siis peab seal midagi väga pahasti ja valesti olema. See kõlab nagu, et botox muudab iseloomu. Jah, kindlasti muudab iseloomu, sest me ei saa olla kurjad, sest me ei saa kurjuse kortsu kasutada ja tegelikult ju, kui su väljanägemine paraneb, siis ka su iseloom on võib-olla rõõmsam ja rahulolevam. Ja, et oled ise endaga rahul, sa oled ümbritseva ka rohkem rahul, on just. Miks sõbranna kogemus ei ole meditsiiniline tõde? No kindlasti mitte vaadatagi siis täpselt sõbranna tehtud protseduure ja tulemusi üks ühele, kuna kindlasti erinevate protseduuride valik, erinevate protseduuride kombinatsioon tuleb ikkagi sõltuvalt kliendi siis probleemidest, nahast, et näiteks kas siis mis nahatüübiga on tegu, kas kliendil on kuiv nahk, kas tal on õhuke nahk, kas tal esineb punetust, pigmenti, et kindlasti on ju preparaatide valikud erinevad ja tulemused ka siis vastavalt sellele, kas aeganõudvamad või teise tulemusega. Pildid enne ja pärast, kuidas sa nendesse suhtud ja kas alati võib olla enne ja pärast pilt justkui lubadus, mida me saame patsiendile või kliendile lubada? No pigem jah, ei saa võtta, et klient tuleb pildiga, ütleb, võt ma tahan täpselt samasugust tulemust, sest meie näokujud on erinevad. Muidugi piltidel alati võib-olla ka mingid valgusnurgad võivad olla erinevad, kui klient veel näiteks ennast ise on pildistanud ja ka, et võib-olla mõne kliendi puhul ongi see, et on küll ühe protseduuri järgselt tehtud pilt, aga see, mis on talle eelnevalt tehtud, et klient ei saa eeldada, et võt ma nüüd lähen ka protseduurile, teen ainult selle ühe protseduuri ja ma saan täpselt samasuguse tulemuse, et vahel võib-olla eelneva kliendil on ka seal eelnevalt juba nahka ette valmistatud või kombineeritud juba mingite muude protseduuridega, mis annab siis võib-olla parema ja kiirema tulemuse. Kuidas sulle tundub, kas vanus võib olla probleem või see on pigem lähtepunkt? Probleem kindlasti ei ole, et igas vanuses lihtsalt tulebki arvestada siis ealisi muutusi, kuidas meie siis, ma ei tea, naha uuenemine aeglustub, kollageeni tootmine aeglustub, kuidas ka siis luuline ja lihaseline muutus vanusega toimub. Aga lihtsalt, et minu
kõige vanem patsient siin kliinikus on 80-aastane. Muidugi esimesel konsultatsioonil ma natukene olin esialgu nõutu, et kust otsast alustada. Kust sa tavaliselt siis alustad? No ütleme, et tema puhul ta ei olnud ka muidugi avatud ka kõikideks protseduurideks ja et ma alustasin tema puhul just see, et panna see nahk uuesti elama, aktiveerida naha funktsioone, naha uuenemist. Alustasin siis tema puhul plasmateraapiast plasmakuurina ja klient oli tegelikult selle plasmakuuri järgselt 4 korda järjest tegemisel väga tulemusega rahul. Ta ütleski, et tema kreemid imenduvad paremini, tema naha elastsus, niiskustase, kõik oli muutunud ja kliendiga koos siis me otsustasime, et me kordamegi protseduuri siis poole aasta pärast. Et ei olnud siis see, et ma oleks alustanud kohe mingite, ma ei tea, filleritega või erinevate protseduuridega, et ka öeldakse, et botox ja niidid sellises vanuses on juba nii-öelda siuke riskigrupp, et pigem mitte kasutada, sest see võib anda hoopiski võib-olla mitte oodatud tulemused, et leiame igas vanuses kliendile ikkagi sobilikud protseduurid. Kuidas sa suhtud sellesse ütlusesse, et vanusest sõltub, et kas sa vaatad seda kui nagu diivanit, et kas hakkame katteriide silumisega pihta või läheme allapoole karkassi juurde? Jah, no vot ongi see, et kui on eakam klient, siis ta ongi täpselt vana diivani tõlgendus, et kui sa tahad, et ta tõesti näeks väga uus ja uudne välja, siis sa alustadki karkassi toetusest, mõjutades siis võib-olla seda alumist struktuuri, toetades võib-olla filleritega, niitidega, siis nii-öelda see poroloni osa võrdleksin ma siis ma ei tea, meie kollageni struktuuriga, hüaluroonhappega, et kas on siis vaja seda toetada, täita ja kõige lõpus siis see katteri ehk siis nahk, et sinna anda siis sellist sära ja naha uuenemist, et siis jah, see võtab võib-olla aega seal aasta lõikes kliendiga igakuiselt kohtumist, et saada siis see ilus tulemus, et jah, ja kui on ju uus diivan ehk noorem klient, siis nende puhul ju piisab selle katteriide silumisest ehk võib-olla sellistest mikronõelumistest, mesoteraapiast, happehooldustest ja see nahk ongi ilus ja särav. Plasmateraapia puhul siis välja tuues 3 kõige olulisemat punkti ongi see, et ta on kindlasti kliendile kõige riskivabam, et see allergia võimalus või reaktsioonid on minimaalsed, kuna siis plasmas olevad, ma ei tea, vitamiinide osakaal, kõik on ju meie ringleva vere oma. Siis võib-olla ma tooks väljagi, et kuna on tegu siis meie enda verest saadud aktiivainetega, siis nad on kõige efektiivsemad, kuna need aktiveeruvad siis meie nahas alati võib-olla ütleme siis 100%. Ja 3. variandina siis võiks välja tuua see, et ta kindlasti ei muuda ega moonda kliendi nägu. Kuidas sulle tundub, kas on nii, et mõnikord klient tuleb sinu juurde ja ta näeb tegelikult seda ühte kortsu, aga sina näed terviklikku mustrit? Jah, just, et mina pean kindlasti vaatamagi see, et nagu võib-olla ka aastaid tagasi, kui klient tuli kaebusega, et tal on kuskil korts, me ju hakkasime kohe seda filleriga täitma. Tegelikult on ju, tuleb vaadata laiemas pildis, et kui mul tekib korts tekib ju ikkagi selle järgselt, kas ongi siis nahas toonuse kadu, et ma pean võib-olla hoopiski seda kollageeni aktiveerima või on hoopiski see, et nahk on pindmiselt, näiteks kui on pindmised murdejooned, paberkuiv, et ma hoopiski biorevitalisatsiooniga seda silun, et jälle, et ma olen toonud alati näite, et kui kliendi nahk on pindmiselt paberkuiv, kui kortsutada see paber ära ja tõmmata sirgu, siis jäävadki murdejooned sisse, et vaadatagi täpselt, et mille või siis miimiline korts, ongi näiteks siis kurjuse korts või otsmiku kortsud või silmanurkades kanavarbad, et
sinna aitab siis ju ka lihaste mõjutamine siis erinevate süsteprotseduuridega, et see kord siis sirguks, kui me ei kasuta siis aktiivselt miimilisi lihaseid. Ehk probleem ei ole alati seal, kuhu sõrm osutab. Jah, vaid tulebki vaadata tervikut ja no tihti on ka see, et klient näitab ühte kortsu ja siis mingi aeg teda häirib võib-olla mingi järgmises kohas mingi korts, mida ta võib-olla alguses isegi ei näinud, et noh, ikkagi meie esteetikas alati vaatame inimese nägu täisplaanina, et noh, jälle ma toon näiteks, et noh, nüüd küll on langevas trendis huulte süstimine, et meie näo üks osa, huuled on väga oluline osa, aga kui sul on süstitud ilusad huuled, aga seal ümber see nahk on kahvatu, ebatasane, poorne, siis need ilusad huuled selles hooldamata nahas ei ole üldse ilusad, need isegi ei paista silma. Et hooldatud nahk või isegi kui on ka mõni väike kortsukene kuskil või täpselt naerukortsud või nii-öelda rõõmsad kortsud, siis need teevad meie nägu võib-olla kogenumaks, ilusamaks, aga kui nad on ka hooldatud ja siuksed mahedad, siis need näevad näos ka ilusad välja. Kuidas vananemine näos tegelikult toimub? No vanusega ongi, nagu ma eelnevalt mainisin ka muutub meie ju luuline struktuur, et silmaavad luuliselt lähevad suuremaks, meie lõug natuke läheb tahapoole, meelekohad jäävad rohkem auku, ka lihased siis noh, nii nagu meil kehalihased ei ole võib-olla nii toonuses, nii nagu noorel inimesel, samamoodi näos, siis see lihasstruktuur vajub, siis jälle põskedel on meil siin rasvapadjandid, mis vanusega õhemaks ja hakkavad vajuma. Ja noh, muidugi ju kollageeni tootmine aeglustub, et gravitatsiooniga siis selle tõttu ka nendest tingituna kõik vajubki allapoole. Ütle 3 olukorda, kus sina professionaalina ütled ei. Kindlasti ma ütlen ei, kui eelnevast botoxist on vähem möödas kui 6 kuud, kuigi see lihas juba hakkab liikuma, aga lihas peab ennast vahepeal taastama. Sest muidu, kui liiga tihedalt botoxit teha, siis see lihas ju kõhetub, aga samaski ju lihased peavad ka hoidma meie näo karkassi üleval, et siis ma kindlasti ütlen ei, kui on näiteks huuled juba näha, kas nad on migreerunud või nad on üle süstitud, et nad ei hoia vormi ja klient ikka tuleb, et ei, ma ikkagi tahaksin natukene veel või ma tahaksin mingit kontuuriranti, aga kui see huul on juba nii punnis ja pingul, sealt ei tule ilusat tulemust, et siis pigem juba eelnevalt lahustada ja alustada siis otsast peale. Ja 3. võib-olla tooksin siis välja, kui ma näen kliendil ma ei tea, kas siis tugevat laugude peale vaie või ka näostruktuur on tugevalt alla vajunud, et ma näen, et ma niitidega või siis ka mingite silmaümbrusprotseduuridega ei saavuta tulemust, mida klient ootaks või täpselt mida on kuskilt piltide pealt näinud, et see ei anna head tulemust ja ma näen, et ta pigem on kirurgia valdkonna patsient, siis ma pigem suunan kirurgi konsultatsioonile, kui hakkan tegema protseduuri, kui ma tean, et sealt ei tule mingit tulemust. Miks esteetiline meditsiin ei ole justkui kampaaniatoode, vaid ikkagi vastutus? Väga paljud käivad ju kampaania raames, vaatan, seal on kampaania, lähen sinna, seal on veel allahindlus, teen seal ka mingi asja. Ja sellega ma olen täiesti nõus, et meie nägu on ikkagi meie peegelpilt ja seda kuskile peitu ei pane ja kõik protseduurid on ikkagi omavahel seotud ja eelnev tegija ikkagi peab teadma, mida on tehtud või ka näiteks, kui ma kliendiga soovin saavutada mingit tulemust, ma ju kombineerin erinevate protseduuridega, et saada head tulemust, aga lihtsalt me näeme väga palju kliente, kes jooksevadki ühest kliinikust teise, sest seal on hea hind või siis pakutakse seal mingit head hinda ja kui klient tuleb minu juurde ja kui ma küsin, mida tal siis seal eelnevas kliinikus, kuigi ta võib olla meie kliiniku klient, aga
ta vahepeal siis käib kuskil ära. Ja kui ma küsin, et mida sulle siis seal tehti ja klient veel ütleb, et ta ei tea, siis on minul nagu väga keeruline ka see, et võib-olla antud preparaadid võivad üksteist mõjutada või reageerida ja kui midagi juhtub, mina loomulikult pean ju selle eest vastutama ja ma pigem rõhun klientidele, et nii nagu te valite endale juuksuri, ma ei tea, günekoloogi või üldse mingi arsti, te ei jookse ju, et täna lähen sinna juuksuri juurde, järgmine kuu sinna, sest tema teeb odavamalt, et käia inimese juures, kes tunneb sinu nahka, sinu naha tundlikkusastet, teab, mis on sinu ootused, kuidas sinna jõuda ja kui on ka isegi täpselt mingid kas või allergilised reaktsioonid või juba mis allergiad sul üldse on või ka sinu haiguslugu, kui sul on mingisugused näiteks mingid autoimmuunhaigused või mis iganes taustalugu, siis me oleme ju sellega teadlikud ja arvestame ja nii on lihtsalt teile turvalisem ja ka ju meile, et see on ikkagi meie nahka, meie välimust mõjutavad protseduurid ja tuleb valida ikkagi õiged spetsialistid ja ka turvaline keskkond ja koht. Ehk siis odav hind võib lõpuks osutuda kalliks parandamiseks. Just, sest jälle täpselt, et kliente ju mõjutataksegi erinevate hinnaga, enne pärast piltidega, aga see just võib anda hoopiski valed ootused ja tulemused või halb reaktsioon sinna. Kevad on tulekul, sinu 3 lemmikumat protseduuri selleks kevad-suve perioodiks? Minu siis 3 valikut kindlasti kevadel olekski siis happekoorimine, et kuna talvejärgselt siis selline kuiv ja tuhm nahk eemaldada, panna nahk uuenema sellega seoses, siis mesoteraapia ehk vitamiinikokteil, mis annabki siis ka kahvatule jumele sellist sära, aga samas ka valmistab ette siis naha suviseks päikeseperioodiks erinevate siis antioksüdantide ja vitamiinidega ja 3. siis kindlasti lihaseid mõjutav botuliintoksiin, sest kuna suvi päiksest me kissitame rohkem, nahapind on võib-olla pindmiselt ka siis pika suvejärgselt kuivem, siis jäävad need miimikajooned sisse, et need võib-olla oleks sellised 3 naha kiirabi. Nii et kallid naised, kõige olulisem, nagu te kuulsite, on teadlikud valikud, veel kord teadlik valik. Aga teiega siis järgmiste kohtumisteni uute teemadega.